Sain vahepeal aasta vanemaks ja teades, et pea kõik lähemast perest on pigem võõrad autonduse suhtes, siis mõtlesin, et pakun neile väikese elamuse oma sünnipäeva raames. Proovisin julgetele, kes ise esimest korda sõita soovisid, mõned üldised näpunäited kaasa panna. Võtan kiire intervjuu ka Kristjan, kui esimest korda rajale minema. On esimest korda? Kuidas tunded on? Tahaks terveks jääda. No see on mu ainuke, kuidas öeldagi siis lootus praegu või ootus. Seda vast saab, siin ei lähe hoog nii suurekski. Onu Peep, kas esimest korda? Jaa, autoga jah. Ja kuidas tunded on? Usun, et võidan. Võidad? Aega saab teoorias iseenesest võtta. Ma ei tea, kas me praktikas seda teeme. Me saame teha nagu iluvõimlemises stiilipunktid. Me hindame. Oleme stiili peale välja. Selge. Rajaks Tabasalu kardirada, sest Tallinna vahetusläheduses minu teada muud valikus polegi. Autodeks minu isiklikud FN2 Civic Type R ja GRB JDM STI. Formaat oli järgnev, et esmalt sõidutasin kõiki sõita soovijaid individuaalselt proovides neile mingi suuna kätte anda ja siis lasin neil endil sõita. Plaan nägi ette, et kui Honda ühes tükis tagasi tuleb, siis saavad kõik ka Subaruga kätt proovida. Väike sissejuhatus ka. Sünnipäeva raames siis kutsusin pere raja äärde ja leidus mitu julget meil oli. 3 julget, kellest 1 on sõitnud ja 2 tükki ei ole. Ja minu kõrval on praegu Kristjan ja Kristjan ei ole kunagi varem ringrajal sõitnud ja siis ma üritan talle nüüd siin kiiruga midagi õpetada, et ta saaks hakkama ringraja sõiduga. Nii, ma mõtlen, kus me alustame üldse. Alustame maast. Esimesena läksin rajale Kristjaniga. Ma ei ole kindel, kes keda päeva lõpuks viperdas, aga Kristjaniga sõitmisest mul autost väljast videot ei ole. Seega istume kohe ümber autosse koos onu Peebuga. Kristjani küsimused ja muljed tulevad peale onu Peepu. Põhimõtteliselt rajal siis, kui on mittevõistlus on ju, siis kehtivad samasugused reeglised nagu liikluses. Me oleme Euroopas, eks see tähendab seda, et näiteks kui sa näed, et tagant kiirem tuleb, rajal pead teed andma on ju. See tähendab seda, et paned suuna sisse, tõmbad paremale poole. Lihtsalt tõmbad paremale raja serva. Et kiiremale autole peab teed andma ja samamoodi see kiirem auto on ju sellises nii-öelda lihtsalt hobiraja õhustikus, siis nad ei tohi sust sõita paremalt mööda ja nad ei tohi, põhimõtteliselt nad peavad veenduma ka, et möödasõit on ohutu. Et see on nagu natukene, mis siis rajakultuurist siis seda nii-öelda üldist põhimõtet ma rääkisin juba, eks. See mõtleb pidurdamise. Jah, täpselt. Hakkame vaikselt on ju. Esiteks ma veendun, et auto on õiges kohas. Ma tahan sõita võimalikult kiiresti, aga võimalikult lühidalt maad. Eks? Jah. Praegu mida me ei teinud, me ei pidurdanud. Näed, oletame, et me hakkame siit nüüd minema. Ma pidurdan. Käik alla. Käiguvahetus on valikuline. Tahan tabada tipupunkti on ju võimalikult lühikest maad ja võimalikult vara gaasile minna. Samamoodi nüüd veendun, et auto on otse, siis lähen piduritele. Et pidurdamine võimalikult efektiivne oleks. Siin on ilmselt 1000 joont, mida sa võid sõita. Ma sõidan niimoodi keskel, ma ei tea, miks lihtsalt meeldib. Siin läksid teisega, kui sa sõitma läksid ka teisega valdavalt? Kolmandaga saab sõita niimoodi, et ei ole vahet, aga ma tahan sõita võimalikult kiiresti. Auto valmistan ette, pidurdan. Veendun, et saan kurvi läbida selle kiirusega. Põhimõtteliselt alustame siit. Kiirendus. Auto on valmis, pidurdan, käik alla ka veel. Ei saa sisse kõiku. Samamoodi auto on sirge, pidurdan, hoog maha. Katsun seda tipupunkti tabada. Siit juba võimalikult lühidalt teed sõita kurvist läbi. Kääre peale päris ei lähe? Ei, käärekivisid ei ole vaja võtta. Auto on otse, pidurdan. Praegu rehvid kirunuvad, see tähendab seda, et pidamist ei ole. Siis ei ole mõtet nagu tegelikult gaasi panna väga. Ikkagi pidurdad siis, kui auto on otse? Jah. Kui selle autoga hakkad pidurdama, et auto on natuke küljega, siis ta läheb üle juhitavaks ja hakkab taga otsa ette viskama. Mis asja tal veab kõik veavad? Mis asja? Mis
mis sild on hea, mõlema kõik hea. Ma ütlesin ühe ratta vedu tegelikult. Selles mõttes jah. Jah. Siis läheb üle jah. Punasesse läheb, siis hakkab tegema seda. No Hondaga võib nii sõita. Jah. Mis meil oli liiga madal käik sai lihtsalt hammasrattad ei enam ei jäänud kiiremini peavõlli edasi. Siin kurvis panid ikka gaasi nagu varaviselt suhteliselt. Kohe kui saan. Aga see sõltub kõik sellest ka, mis hooga ma kurvi lähen, eks. See ongi nagu kõikide asjade mingi balanss. Okei, ma sõidan selle ringi lõpuni, siis jahutame ka, on ju. See oli veojõu kontroll praegu, mis meid kinni pidas seal. Sest ma ei hakka seda maha võtma, ma ühe korra nagu esiosast nägid. Ma panin piirdesse siis. Natuke on tunda ka, mul on siin kõige tavalisemad nagu odavad kettad ja klotsid all, siis pidur läheb natuke pehmeks ka mingi aja peale. Me praegu rohkem ei tee, laseme auto hingata. Nad vist lasevad vahepeal kartida ja sõita. Noh, nii hästi kui ma oskasin, midagi üritasin seletada, mis küsimusi. Ega nii äkki ei tulegi, see peab ise katsetama. Ma saan aru, et teine käik ja kolmas käik no võib rahulikult kolmandaga sõita, jah. Selles suhtes. Ja pidurdab suhteliselt hästi ikka. No ma praegu väga ei elanud seljas. Ma ei hakka siis temamise pärast, ma teise autoga võin näidata, seal on, no ütleme, 10 korda kallimad kettad ja klotsid all. Et tegelikult sa võid piduri peal ikka suht seista. Ma praegu natuke ikka säästan seda autot, sest siin on põhimõtteliselt kõige odavamad kettad ja klotsid. Nad lihtsalt lähevad ülikähku kuumaks ja nad lihtsalt ei toimi enam. Et see, aga noh, selle autol on nii-öelda rajarefid all. No kuna meil on igapäev auto, siis ilmselgelt ma ei hakka mingid rajaklotse panema asju, ma lihtsalt ei tahtnud kulutada, aga näed, sõita saab nagu. Tagarehvil oli tükk väljas isegi midagi. Need on vanad, aga see ei oma selle auto puhul praegu küll mingit tähtsust. Siin kurvis sa panid nagu gaasi, läksid gaasiga. Jaa, no siit saab tegelikult, noh, ma ei hakka katsetama, on ju. No siit, no võib-olla saab täis gaasiga minna. No nagu mul on selline tunne praegu, aga noh, nagu ma ütlesin, ma ei hakka ju siin nagu selles suhtes piire kompama praegu, et lähme siit ikka rõõmsalt koju kõik, on ju. Kui sa gaasi panid, sa panid ikka vajutasid hoolega, jah? Jaa, gaas põhja, jah. Ja no piduritega tegelikult samamoodi saad täiesti põhja lükata. Ja siin vist läheb kardisõit vahepeal. Ja no alati soojendusring ja jahutusring ja nende rehvidega on see, et need peab soojaks sõitma, siis nad peavad nagu maksimaalsed. Ei, no see ise pead teadma lihtsalt, sa ei saa kohe nagu täis gaasiga pingutama minna. Sult kohe intervjuu ka, kuidas on esimesed emotsioonid? Ütleme, oleks või natuke kiiremini sõita. Kiiremini, aga nüüd saad näidata kõigile, kuidas asi käib. Mina lihtsalt tahtsin rada tutvustada ainult natukene. Ja, no selge. Nagu lubatud, siis Kristjani küsimused ja emotsioonid peale tema kaasasõitu. Nii, küsi julgelt kõiki asju. Peamine kõik, millega sa sõidad? No kolmandaga saab tegelikult terve raja läbi sõita, aga ma praegu lihtsalt olin lass ka, ma ei hakanud võimlema, on ju. Tegelikult võiks nagu teise ja kolmandaga sõita ikka selle autoga, see ei ole nii võimas ka, vaata. Aga minusugusel? Sa võid kolmandaga julgelt sõita. Et selles suhtes, noh, ma räägin, mul ei ole sulle nagu otseselt midagi nii väga enam rääkida. Noh, sa nägid umbes, kuidas ma sõidan, eks. Olen joone peal, pidurdan siis, kui olen ennast kurviks ette valmistanud, pidurdan hoo maha, olen veendunud, et on vastav kiirus, siis hakkan keerama. No ja esimesel võimalusel lisan siis moduleerides nii palju gaasi, kui saan. Et rohkem nagu selle ringrajasõidu juures nagu tegelikult väga midagi ei olegi. Ja noh, siis kui nüanssidesse minna, siis seal on nagu neid nii palju, mina ka kõike seda nagu ei hooma otseselt. Aga ongi noh, sa valmistad auto kurviks ette, pidurdad, keerad kurvi sisse, üritad sõita kõige lühemat maad. Sõidad juba kurvist välja, jälle gaas, pidurdad, selline niuke väga, ilma teiste autodeta, selline väga niuke mehaaniline tegevus või? Ma pole, mul juba käed higised.
Jaa, no sõites ikka läheb. On kiire emotsioonid, esimesed emotsioonid ka, kiire intervjuu? Ei, väga vinge. Selles võttes paar korda olid sellist, kus oleks tahtnud kuskilt haarata, aga ei julgenud kuskilt haarata. Ja ütleme niimoodi, et ei, väga vinge. Jah. Vanu Peebul ütlesin ka, et tegelikult ma võtsin pidurdamisel rahulikult, kuna sel autol on nagu kõige odavamad tänavapidurid, need suitsesid ka sellepärast, et siis ma natuke säässin, aga teise autoga saab päriselt pidurdada. Seal pole küll nii head rehvid, aga... Ma ütlesin sulle juba sees ka, et käed juba igistasid, niisama kõrvalistada. Hinge. Selgelt tänud. Rajale sõitjana tuhises ka Heinar Heinarsson, kes on juba Porsche ringi vett. Tegin ka temale väikese sissejuhatus enne, kui põrsa valla lasin. Lähme vaikselt peale. Ma räägin siis sulle üle. Heinar on meil kogenud sõitja. Ta on juba vana rajahunt, aga põhimõtteliselt rajal siis samad reeglid nagu liikluseseks. Täna võib kuni 3 autot olla, kui mul see sõber Veli ka tuleb ja ma ise ka sõidan. Siis kui näed kiiremat autot tagant tulemas, eks peeglite jälgimine rajal ülioluline. Seda ma ilmselt rääkisin sulle seal kuradi Pärnus ka. Aga paned suuna sisse, tõmbab paremale, lased mööda kiirem auto on ju. Samamoodi, kui on selline sõbralik rajapäev on ju, siis on samamoodi kiirem auto asi, et tema saaks aru, et sa oled teda näinud ja sa lased ta mööda on ju. Et paremalt ei tohi mööda sõita ja mingid riskantseid mööda sõita ka tegelikult ei tohi teha. Kas sa sõiduosa tahad ka või sa enam-vähem jagad seda ju, et hoian raja serva, pidurdan, proovin sõita võimalikult kiiresti, võimalikult lühikest maad mööda kurvist läbi. Ja nii ongi. Seda sa nagu oled tegelikult juba nagu tundnud. No põhimõtteliselt ongi võimalikult suur hoog, võimalikult lühike maa ja nii sa ilmselt võidad neid sõite. No, ma ei ole ka vaata niuke tohutu ekspert, no. Mulle sulle mingit võlu kommi suhu panna ei ole. Teeme mõned ringid. Vaatame siis, kui elav ta on. Pidurid on jah suht pehmed juba, aga teile ilmselt piisavad. Ikka tahab minna, aga kui ta mõlemad rattad veaks, siis ta tõmbaks külje ette ka. Aga kuna tal hakkab üks tühja mähkima, siis ta võib reaalselt võib-olla minu kätest, ma sõidan veo ja kontrolliga ilmselt kiiremini kui ilma. Tegelikult kiirust oli või noh, nagu käiku oli veel. Nad hakkasid seda ratast vedama. Läksime liiga vara, liiga sisse. Sisse. Hea küll, aga siis mis ma ikka piinan sellest autost. Jätame teile ka midagi. Jahutame teda veits. Auto ongi lihtsalt väga käike ja vahelt lasedki kogu aeg. No põhimõtteliselt sa võid sõita ainult 3. selle autoga. Aga no siis ta ei käi nii hästi edasi. Kuna see on vabalt hingab, vaata, siis ta tahab ikka pöördeid saada. Sa võid sõita teisega, aga noh, siis nagu sa näed, kõikidel kohtadel ta ei jaksa vedada lõpuni. See käik saab enne otsa. Et noh,
ma ei tea, sõitke rahulikult, nokitsege lihtsalt, nagu ma ütlesin, nagu muljet avaldada ilmselt on kellelegi keeruline on ja. Ei, ma ei tahagi autoga muljet avaldada. Aga lihtsalt natukene tegevusest rõõmu tunda. Kõigepealt said kõik 3 soovijat sõita Civicuga ja olles oma sõidud Civicuga edukalt teinud, lasin neil ka Subarut proovida. Lisaks liitus meiega Eesti kõige lootustandvam autoajakirjanik Veli Valentin Rajasaar, kes soovijaid oma Lootuse liisega sõidutas. Sellest elamusest said kriipsu kõrvuni absoluutselt kõik, kes söandasid Lootusesse istuda. Videot jääb lõpetama onu Peebu päeva kokkuvõttev intervjuu. Ärge pidurit peale, pange käsipidurit. Ja siis muidu võib pidur peale jääda lihtsalt, kui soojad on. Nii, onu Peep, võtan kohe kiire intervjuu ka, veteran ekipaaž siin. Kuidas katse oli? Veri trikivoos. Oli väga triki, jah? Aga selle autoga sõita on ikka teine. Jaa, saite aja kätte, mis vaja? Ma usun küll, et me ei jäänud nagu enda silmi läbisse. Selge. Lootus kätte ei saanud meid. Lootus püüdis, aga ei olnud lootust. Selge, aitäh!